kuidas kasvatada siis sibulat aknalaual. Aeg on väga sobiv juba, jaanuarikuu on käes. Mina kasutan neid lihapakendeid ja ma ei viska neid kohe ära. Ma jõuan need ära visata ka siis, kui ma olen neid juba kasutanud. Ma panen siia vähekene mulda, käisin hankimas. Panen vett, lõikan sibula pealt ära ja see võtab aega, see sibula kasvamine. Ma mäletan vanasti, pandi klaasi sisse sibul, mis kasvama tahtis minna ja kasvatati siis vee sees, aga seal ei kasva ta nii hästi, kui ma olen märganud, et mulla sees. Mulda ma ei pane üldsegi mitte palju, siin ma olen juba veega seganud selle mulla. Sibulale meeldib mulla ja veesegu rohkem. Sibul tuleb pealt niimoodi ära lõigata, et ta võiks kergemini sealt välja ronida. Ja no ütleme, võib-olla on 3 nädala pärast teil juba täiesti ilus sibul olemas. Võib-olla 2 nädala pärast. Et tuleb osta poest suuremad sibulad, nad ei ole kallid ka. Ja siis kasvama ajada. Siin on nüüd selline pakend, et ta jäi mul akna peal seisma. Võib-olla oli natukene vähe kastmist vahepeal. Siis siin on näha, et osad tulid ilusti. Ja mõnel on isegi need ühest sibulast tuleb nüüd mitu pesa niimoodi. Näed. Mitu pesa tuleb niimoodi. Nii. Et kui ta poleks mul jäänud kastmata, juured on ilusti siin juurdunud, siis oleks võib-olla siin vägev saak. Aga siin on juhtunud nüüd selline asi, et see sibul on juured alla ajanud, aga pealselt ei ole üldse tulnud. Ma tõstan ta kõrvale. Ja siit ajab ennast väga vaevaliselt välja. Et ma võin täielikult nagu asendada siia ühe sibulaga ja võib-olla mahutan siia veel. Nii. Või jätan siis siia. Et jah, peale sibula kasvatust sööte sibula pealsed ära. Alles siis võite selle plastiku välja visata. Kes tahab, võib kasvatada seal uuesti ja uuesti. Kevadeni on veel aega ja millal see sibulasaak peaks tulema, isegi kui teil aed on. Aga siit saate tõesti maitsva salati lisa.